fakt ja iga reegel. Tuumi pähe õpime laps. Keeliuses kasvab see, kel pea numbreid müüma kraps. Lapse ahmib kõike, nõnda nagu seenius. Tarkuses, kes veel on väike, kasvab homme geenius. Möllad, töötan nagu näed, äkki lõikas pausi. Miks ka mitte? Kuhu me jäime? Sinu käib. Hästi, ma käin lipuga. Ahaa, see oli kaval mõte. Oi, oligi kaval. Millal sa nüüd kavalaks oled läinud? Ma olen minu mäng. Ma näen isegi unes mõnda partii lahendada. Seda sa ikka unes nägid. No minu käib hetkel ja sun lips läbi. Ei ole, mul on see ratsukäik korraks. Pole hullu. Selle ratsuke saite kohe lao pealt maha. Piraki, šahh ja matt. See pole aus, sina jälle võitsid. Kuule ära, poe. Sa võitsid ka natukene. Sa said mitu käiku teha enne kui kodusid. See on kõva sõna. Oi, missugune tulival meil siin pesitseb ega me ometi sega. Jah, pudrutage edasi. Lihtsalt vaatame ringi, millega siin tegeletakse. Ei puutu neid asju oma räpaste kätega. Lõhuta veel midagi ära. Et kõik on väga kallid asjad. Kaduge minema. Hei, tibukene, sa oled nii ülbe. Peab karistada saama. Mis sa arvad, on lõikunud patsid maha? Pole mõtet selle ühe üle õppinud ajukääbikuga jamada, hakkab veel nutma. Me veel vaatame, kes nende nutma hakkab. Hakake ruttu astuma enne, kui ma karnil meetmed kasutusele võtan. Oi, hakkasimegi kartma. Tõmmake uttu, ronige puu otsa, kust õige koht on. Kus puu otsa? Sest te olete alles ahvi arengufaasis, sellepärast. Selles faasis on parem olla kui üleõppinud suitsuaju, sellepärast midagi ette ei mina ja normaalne. Sina ja normaalne sulume tuusi aju ja teeb varesel ka harakul ka vahet. Pole mõtlenud, Priilmaa meil jamama. Kuule, Robert, kas sul pallipump on? Me ootame sind juba tundi aega ja hakkab raitsema. Aga sina pole ikka veel tulnud. Sebitsime selle pliikaga. Midagi ma ei sõbi. Oled. See öeldakse nii, jah. Ta hakkab minema. Lähme jah, mis sa selle Priilmaa ikka siin passid? Ah, et mina olen Priil Madu ja sa Robert ei ütle midagi. Pole ikka hea sõber küll, noh. Sina, Robert, võta mul nõme vale. Üldse on see nõme. Kõik olete nõmedad. Lähme jah, enne kui hull geenius meil veel konnaks ja kiviks muudab. Ma tahtsin neile ütelda, aga... Kasi minema! Kirjukari on see meie kool, poisse pool ja tüdrukuid on pool. Varem pool see koosneb meist, aga nõrgem pool see koosneb neist. Õhtul luusib numbib poiste kamp, lommiks vilgub tumbib taskulamp. Milleks ringi vantsida, me lähme hoopis tantsima. Sirguda
muusse võis olla põõm, kui laste sõim, laste saladuseks hääl, üle kõige kaikub meie hääl. Paistab küll, et sirguda, lodani pääsin meil ei suuda, ta üle pärast sama suur, ta on poistast sina hoopis noor. Kirjukaari on see meie kool, poisse pool ja tüdrukuid on pool. Praedes kontrolltööst hindame ka teineteist. Vahel siiski vaadata on hea, viib kusse poistel üle pea. Raske koolitöö ligi risti ette meist ei löö. Muusikas ja muusse võiski on me põõm, kui laste sõim, laste saladuseks hääl, üle kõige kaikub meie hääl. Paistab küll, et sirguda, lodani pääsin meil ei suuda, ta üle viitsi kakelda, minge mammadele kaebama. Me ei viitsi kakelda, minge mammadele kaebama. Teksad saatis isa mulle Ameerikast ja selle osaga, kes tahab proovida. väga lahedad teksad. tead, ühes filmis võid sellel blondil ka. mis ta nimi nüüd oligi? Cameron Diaz filmist Laenatud kingadega. täpselt samasugune teksad. filmides on naised nii ilusti riides. see on vist mingi uus mulka mõnus nii puuvilane söögisoja peale ja selle saatis ka isa. sul on ikka popsiga täiesti vedanud. mina küll ei kuule muud, et koristad toad ära, viib prügiämber välja, ära vahikoer telefoni. temal on minust täiesti kama. ei mingit lõhnaõlist ega tekstust. ära ütle, Hanna, ta on sul täitsa rahvavana, viib seene matkama, noh igaüks ilmselt. no seda küll. isa orienteerub metsas ülihästi, aga ükskord eksisime küll täiega ära. saime ühes hommikul metsast välja minna kuuse alla onni ehitama. kas sa partsid ka karust ja muid elukaid? Need kardad ise inimesi. sipelgad tellis on kõige hullemad elukad. või siis sääsed, aga papsil on nende vastu mingi spetstõrje. kuulge, te võiksite ükskord minuga matkale kaasa tulla. me saaks lõket teha ja telgis magada, väga põnev oleks. Tasub mõelda. tead, miks mitte? Küll on nii ägedad popsid, eriti sul, Manimal. mõtle, mida ta ikka saadab. muidugi on ta lahe. millal ta Ameerikast tagasi tuleb? Ma ei teagi täpselt. 5 aasta pärast. vahepeal pole mõtet, sõit on kallis. ja siis toob sulle kindlasti 1 miljon moekat hirpu. sul ikka veab. kuulge, iluinimesed, siin tehakse tööd. saate aru, mida see üldse tähendab? ma ei usu muidugi, et te muudele hilpude jagate. mul oli laborijääk õhtuni kinni pandud ja ma tahan tööd teha. küll õiendab, ruumi on vähe või? ta on keelne happu kogu aeg. ise olete hapud. tõmmake juttu ja arutage oma tibiuudiseid mujal. Lähme, tüdrukud, ja üleüldse oleks sul aeg juba inimeseks saada. vaheta need konnaprillid vähemalt läätsele vastu. muidu mõni peab tulnukaks. mis asja saab passid? ära ole eksam. Ma olen kooli ajalehe juures. Ma tulin vaatama, kuidas projektide tegemine läheb. Täna pidi ka füüsikalaboris mitu rühma olema. Mõtlesin ka koolile loo kirjutada. mida veel? siin olen täna ainult mina ja rohkem kedagi ei tule. võta vabalt, pane uks väljaspoolt kinni. Äkki räägid mulle, mida sa teed? Ma panen kõik kirja, siis saab kuulsaks. Kuulsaks või veel? hea küll, sa oled ikka jube tüütu. näe, siin on 2 euri. osta endale jäätist, aga ära enam rohkem tüüta. mis viga? Pähe on või? no tule taevas appi, mida sa ulud, põrunud oled või? no ma ei oska midagi põlevat rääkida. mind huvitasid likade sofad, napakajasambrid ja firmamärid ja huulepulgad, on selge? Te olete esimene ülesanne.
et võetakse mind kooli ajalehe liikmeks. ma proovisin sinust noort teha, aga sa isegi ei räägi minuga. hea küll, tule siia. hästi see muidugi ei lõpe. mul on küsimused ka. mul on kohe mitu küsimust. mis on sinu praegune kõige olulisem leiutis? Kätepesumuuskur. Mis asi? Kätepesumuuskur. kui keegi siseneb koolimajja pesemata kätega, tunneb nuuskur käed musta lõhna järgi ära ja hakkab vilistama. Kuidas sa sellise asja peale tulid? see oli Muki mõte. kui ma näiteks sõin midagi, mida minu pool Mukiga tahtis ja vahepeal käsi ei pesnud, hakkas ta mul taga käima. nii et see on leiutis on teise nimega Mukina. Oh, nii vahva. Nüüd ma saan hea loo. Aitäh. aitab küll, tee minekut. jäädki selle auto taga. näed, selline närv välja. Aitäh. Ma saan kui jama lugu ei tule välja, ma paneksin lugude üldikult kõik paiku, kus meil masina valmis saaks. tervist, mina olen Mart, kus siin vaba laud on? ah, siin olen täna ainult mina ja rohkem kedagi ei tule. mis asja? tead, mul on jäänud aeg ka kinni pandud. jäin veits hiljaks, aga see on savi. tõmba oma asjad koomale, mul on töökohal vaja. kes sa selline üldse oled? kes sa ise oled? geenius, kas tead? tõsi ka, oskad juba üksi üle tee minna, ilma et siin kohe suurnult sõidetaks. tõesti geniaalne, sest mina olen Einstein. norid jah, hästi. vaatame, kui palju on ruutjuur 3364-st? lihtne, 58, minu kord. kui korrutada kolmnurga pindalaga 61,897 samaväärse ringi ümbermõõduga, kui suur tuleb vahe detsimeetrites? lihtne, 2,626. mida tähendab sõna tela? see on ümmargune palk paadi vette laskmiseks, mida telasi veretatakse paadvette. mis on saldrats? ah, ma ei tea. ma ka ei tea, kus praegu mõtlesin välja. tead, sa polegi nii loll, kui alguses paistis. sa vist ka pole. tead, me vist mõlemad oleme geeniused! lahe, mul oligi su abi vaja. teeme selle masina koos lõpuni ja vaat siis saame kuulsaks. näita välja, mis sul seal on. see on mõttetu lugemismasin, võimas, aga seda tuleb kahekesi hääletada. võta need klapid ja mine ja keera neid kahvilukku. ei tööta, ma ei kuule midagi, ei tööta. ei saanudki kuulda, ma ei mõelnud praegu millestki. mõtle vahele. no just praegu sa just mõtlesid juustust, äkki sul on kõht tühi? tõesti, tegelikult on kõht tühja. ära siis sigatulelust ka kuulama hakka. no kus ma võin teada, ma ei ole ju nii tark, et ma olen mõtete lugemise masin. ära õienda, vahetame parem kohad. mingi tüps tuleb. mis asja? mis sul seal peas toimub? tümakas käib. jäi jah üks nool peas ringi käima, see on see mi amore. nõme laul, aga olgu peale. peaasi, et nüüd on üks asi selge, et masin töötab. mul on praegu kiire, kohe algab mul joogatund. aga mida? ahah, olgu, homme näeme, kui sa just jalga kaeva taha ei väänä. see kuluks sullegi ära, oleksid roosi ja rahulik, nägemist. nägemist jah. soing tehtud, seda tuleb kohe katsetama hakata. alustame siis kõigepealt poistest. Nonii, Ott. küll Robert ja Tanel on lahedad poisid. Nad meeldivad kõigile. tahaksin ka selline olla. tegelikult mulle jalgpall väga ei meeldi. vot maadlus, tõsiste meeste sport, saab kõvasti jõutrenni teha ja lähemale vaatan, äkki saab maadlustrenni minna. ema muidugi ei luba, ütleb, äkki ma olen veel väike ja äkki sa oled haiged. aga ega ma talle kohe ei ütlegi. proovin selle maadlusvärgi ära ja siis võib-olla ütlen, just. küll Robert ja Ott on vahvad poisid, meeldivad tüdrukutele. Robert on lausa nii julge, et räägib meile
tütara nagu omasugusega. see plikk on ju nii nõmedalt tark, et temaga jutu ajamine viskab alati rihma maha, aga Robert oskab. Ott on nii tugev, et viin alati juttu mujale, kui tuleb jõuproovimine päevakorda. Ta teeb raudselt kõigile poistele tuule alla, ta isegi ei tea, et ta nii tugev on. Jalkad koos mängida võib küll, ma jooksen tast kiiremini. nii paast läks see lugu Jutaga, ta pole minuga pärast seda sõnagi rääkinud, viiseb mööda nagu nõid puua seljas, isegi tere ei ütle, mida ma teha sain. meie klassis pole ühelgi poisil oma sõbrannat, tüdrukud käivad kõik niisama, aga meil Jutaga on hoopis teistmoodi, mitte selle käimise värgi mõttes, päris sõpruse mõttes. Juta on minu parim sõber olnud lasteaias saati ja ta on minu peale õigusega pahane. miks siis sõbrad kohad sinust kunagi välja ei astu? ma armastan muinasjutte, lihtsalt jubedalt armastan. kõiki need imeilusad printsessid, keda lohemadade käest ära päästetakse. võlusõnad ja nähtamatuks teevad kübarad. oleks mul ka selline imeasi kui võluvõime. koolipäev alles algab, aga kui koju jõuan, siis panen diivani nurka ja hakkan lugema. juba hommikul leidsin ühe väga paksu muinasjutu raamatu. pildid nagu unel ja raamat lõhnab muinasjuttude järgi. turupäev, isa andis raha, tuleb praeliha osta. Pruutsub soodsamalt. jõuaks vist suure 2 tunni ajal ära käia. tühja kah, kui järgmisse tundi natuke hiline. ja väike õde tuleb lasteaiast koju tuua. kasvataja hommikul helistas ja ütles, et on parem idee ka ikka lõunast ära lüüa. hakkab haigeks vist jääma. keemiasse ma siis küll ei jõua, no olgu siis. ma pean ju ema eestel olema. isa veel üksinda hakkama ei saaks. igatsen ema nii väga, miks küll niimoodi juhtuma pidi. juba pühapäeval ongi ta sünnipäev. siis küpseta mul tordi, nõnda ei lähe ta meil meelest. talle meeldis, kui veel jõudnud oleksime. teistel tüdrukutel on nii ilusad riided. mu ema pole raha, et firmasid osta, vaid teeb hoopis kaatsukas ostetud riided ümber. teised pole veel aru saanud, et ma kaldsriietega ringi käin, vaid isegi imetlevad, et ma näen nii äge välja. mis siis saab, kui nad teada saavad? siis nad ei taha enam minuga rääkida ega kampa võtta. ma väga kardan, et ühel päeval saavad kõik teada. ma ei tea, mida teha. olen oma valedega nii kaugele jõudnud. mu isa pole Ameerikas tähtsat tööd tegemas, vaid lihtsalt vangis. see on nii hirmus. ema ütleb, et ta on alati endale pahandusi leidnud, et mõni inimene ei oskagi kohe teisiti elada. tal võib õigus olla, aga ometi tunnen isast väga puudust. nüüd lehvitan hilkudega, mida ise oma raha eest ostan. kui teised sellest teada saavad, hakkavad nad mind vihkama. see on nii hirmus, aga täna on veel hea päev. Proovime kohe jälle, kuidas töötab. ma juba proovisin, ei tööta, see oli mõttetu eksperiment. No mis seal siis ikka? Mõtleme vastu midagi välja, aga praegu on mul kiire. Okei. Nägemist. mõnikord vajame saladusi, et kaitsta ennast ja teisi. teinekord hoiame saladusi, sest kardame tagajärgi, kui tõde välja tuleb. seda paraku pole kellelgi vaja.
kool.